Minu nimi on Siima ja Karl Kalme. Täna alustame siis uue podcastide sarjaga, pigem nagu episoodidega. Igas episoodis puudutame mingeid erinevaid teemasid. Ei pea olema niimoodi, et te vaatate mõnda asja järjest ja ei saa järgmistes osades midagi nagu teada, kui te ei ole enne eelmist vaadanud. Täiesti jah, tuleb siit erinevast suunast. Mingist hetkest võiks mind külaliselt kolla vaatama, kuidas sellega läheb, aga jah, hakkab erinevaid teemasid erinevatel hetkedel olema. Ei pea ootama seda, et järgmine nädal on see järg ja ülejärgmine nädal järgmine järg. Hästi lihtne jälgida. Selliseid mõtteid ja tegevusi on palju edaspidi ja külalised olenevad ka sellest, et kes on nõus meile külla tulema. Küsime ettepanekuid ka kindlasti kõikide kuulajate käest ja vaatame, kuidas see asi hakkab jooksma. Et üldiselt soovime podcastiga anda edasi erinevaid teadmisi koetaalaseid. Räägime ka treeningutest, räägime naljakatest juhtumitest, räägime raskematest juhtumitest, räägime erinevatest teemadest, mis üldse koerte valdkonnas on olulised, tulemas, minemas, möödanikud. Kumb meist räägib seda lugu, kuidas meil esimene tutvumine läks? No, sa võid rääkida, mul ei ole nii... Sul ei ole see nii meeles, on ju? Mul ei ole see peaaegu üldse meeles ja ma tean seda, et ma olen oma teenistuskoeraga erinevaid inimesi suukorviga peksnud. Jah, see oli siis, kui mina... Üks oli see Karl, jah. Jah, siis ma olen hästi palju rääkinud ka sellest, et näiteks jalutuse ajal samamoodi, et selle asemel, et oodata seda reaktsiooni, tuleb oma koera õppida jälgima, et sa saad selle reaktsiooni ennetada. Sul on palju lihtsam ennetada, kui sellest reaktiivsest olukorrast tagasi tulla. Palju lihtsam on ennetada. Enamus asju on ennetatavad ja käitumisspetsialisti ülesanne ongi selgitada inimestele ära seda, kuidas nad saavad probleeme ennetada. Mitte probleemiga tegeleda. Jah, lihtsalt me satume tavaliselt, me satumegi juba, kui on probleemid, et meid ei kutsuta, et tulge palun meile külla, me tahame hakata probleeme ennetama. Kuidagi ei silma, et nagu vanaisa koertega näiteks ei olnud seda, et vanaisa oleks õudselt oma koertega rääkinud. No sellist asja või nagu selle toakoeraga ka ega keegi taga jutustanud, et seda, et pigem olid ka lapsed need, kes jutustasid loomadega, aga nagu täiskasvanud inimesed ei rääkinud oma loomadega ja vanaisa eelkõige, ta ei mitte mingit jutustamist, et seda enam, et nad olid seal maja taga kuskil aadikus, et nende juures ei olnud kogu aeg inimene. Aga nagu see, mis on nagu tänapäeval hästi tavaks saanud, et oma koeraga räägitakse, oma koduloomaga räägitakse, siis tol ajal seda ei olnud ja minul ei ole ka see nagu otseselt külge jäänud. Ma vahest ikka midagi nagu räägin, aga nagu pigem on see siuke. Ei tahaks päris selle teema juurde veel minna. Veel ei taha minna. Et kui palju? No tegelikult jah, mul on rohkem selline, et räägi oma koeraga siis, kui magab. Ma võtsin selle Stanley Coveni raamatust Sündinud aukuma. Kus ta seletas, ta on kliiniline psühholoog ja ta seletab nii kenasti selle ära, et miks sa oma terjeriga ei räägi siis, kui ta üleval on. Aga noh. Selles jah, et sõnadega nad ei räägi, aga oma kehakeeles ja kõiges muus on tegelikult annavad üsna mingist hetkest ikkagi annab sulle mõista, kui tõesti on nagu midagi valesti, et Remmiga, ütleme siis, kui ma ta võtsin, kes ei tea, siis Remm on minu koer, kelle ma võtsin varjupaigast, kes tol hetkel oli veel 6-aastane, nüüd hakkab 12 saama. Remmist teeme eraldi saate teha, aga lihtsalt, et kui ta on... Otsatas lihtsalt üldmeili Viru, Tartu, Tallinn, kes tahab koeraga üks saada. Kui ma koera-aastal sündinud, mul ei olnud nagu küsimus selles osas. Aga sa oled ka koera-aastal sündinud? Ma olen ka koera, sa ka või? Jah. Okei. Ega see hammustuse vältimine või nii-öelda see kõik, kes nagu mingil määral loomadega, vahet ei ole, kas sa tegeled koertega, oled loomaaia talitaja, mis iganes, et kõigil, kes tegelevad loomadega, kasvatavad loomi, on üldiselt see reaktsiooni aeg on ka kiirem, sest et sa oled harjunud nagu... Stressitaluvus. Ja, stressitaluvus on ka kõrgem. Aga mina mõtlen näiteks selle peale, et mu töökohad, kus ma olen olnud, et üks oli vangla ja teine oli see, kus ma olin käitumisjärjetega õpilaste koolis pikalt 3 aastat. Et sa ja nüüdseks ma ei tea, ma nii-öelda seda käpajuhti, mis mul see, mida ma teinud olen, see on olnud nüüd ka 6 aastat saab. Et see reaktsiooni aeg, kohati on siuke tunne, et ainukene hetk, kui hammustada saada, siis kui ise nagu väga-väga rumalalt et
see Eestis on ju mure selles, et seda ei õpetata ju mitte üheski riiklikult akrediteeritud õppekava raames. Sa pead ise õppima põlve pealt. See, mis raamat sulle kätte juhtub, millist koera sa näed, kus sa oma eluperioodil asud, see õpetab sind palju rohkem kui ükski kool, mis võib olla nii sinu kui minu puhul on positiivne. Ongi see, et me oleme õppinud läbi praktikal. Ega see oleks kõige ägedam kogemus selle varjupaiga puhul oli see, et mulle anti see vabad käed mingeid asju teha ja näiteks ma sain koerte karja moodustada. Ehk see, kus sul on ikkagi 10-15 täiskasvanud koera ja kutsikaid näiteks seal juures ja nagu see on hoopis midagi muud kui see, mida me tänapäeval harjunud oleme inimestena, et see on hoopis ägedam vaadata ja see, kuidas koerad arenevad omavahel koos olles ja et see... Siin oleks kohe nagu disclaimer ka kõigile, et me päris kõigest ka ei räägi. Jah, päris lihtsalt ei saa. Võib-olla vaatame. Ei ole midagi halba teinud, lihtsalt me oleme võtnud endale selliseid elukogemusi korjanud, kus me oleme kogunud tegelikult veel rohkem arusaamu sellest, kuidas koerakarjad töötavad. Oligi see, just see, nagu sa ütlesid, et kõik, kes tahavad seda koera käitumisega tegeleda, see vaatustunnid seal all peaks olema siuksed sadu koeri ja sadu tunde, et arvestades. See oli minu jaoks nagu hea selline tõuge selleks, et mitte enam teha seda, mida ma olen 5-6 aastat teinud ja valida mingi uus tee, sest uus teadmine, uus arusaamine oli tekkinud, et siin, kus ma praegu olen, ma ei saa tegeleda sellega, millega ma tahan. Kuna tegelikult ma tutvusin ju sinuga varjupaigas uuesti. Ja mina tegelikult hakkasin seda asja, mis me mõlemad praegu teeme, mina alustasin ennem tegelikult, ja sa tulid mingi aja peale järgi. Ma veel mitu korda ütlesin, et millal on ju. Kuna ma olin... Koerad on sotsiaalsed loomad ja kui nagu mina ei näe samamoodi ohtu, mul on isegi sotsiaalmeedias pilt, kus ma 4 koeraga jalutan, ja nendest on 1-2 on Amstaffid, siis on Retrieveri laadne toode, siis on sakslase laadne toode. No ma ei ütle, et Rem on saksa lambakoer, aga pärast öeldakse veel, et ma millerdaja või ma ei tea, mis asi. Aga mina lasin samamoodi õhtul, mitte ei viinud koeri aadikusse, suurde aadikusse, vaid ma tegin puuri uksed lahti mingi õuena. Ja keegi ei läinud tegelikult. Sa oled ise selle karjaga koos. See ei ole päris nii, et sa lased nad õue, nad viskavad kuskile sinna aeda pikali ja siis ajavad oma asju. Me tuledasime seal ringi, ega see õhtune see osa, kuna seal varjupaigas nagu ikkagi, ma loodan, et siiamaani käivad inimesed jalutamas koortega ja kui te ei käi, siis minge, kui teil on võimalus. Et need koerad kindlasti vajavad seda. Kutsikakooli grupi, seal juba esialgu juba instruktorina oli see kogemus, et üle 5 inimese ma korraga ei jõua vaadata. Võimatu, ma pean olema ulme hea inimene, et ma suudan jälgida 5 inimest, mida nad teevad. Nüüd pane sinna kompotti, nagu mul oli 5 koera korraga, pluss kõik inimesed, kes selle koeraga kokku puutuvad. Seal käisid vanaemad ja vanaisad ja lapsed ja mul oli 5 koeraga 20 inimest. 5 koeraga 30 inimest. Ja mõte oligi rohkem see, et Kutsikakoolis mul oli ainult 1 tund rihmastatud koeraga, see oli jalutus kõik teised. See tuleneb sellest, et esiteks me oleme nii pikalt tegelenud, et see rahulik enesekindel sisseminek on juba nagu see koer tajub selle ära, et ma lähen, mul on nii palju neid näiteid, kus klient kirjutab murest, et koeral on agressiivne ja see ja too mure, siis ma lähen juba ma enam väga nagu ei pööra sellele tähelepanu, mis see mure on enne, kui ma näen seda koera. Ja lähed kohale, jutt on agressiivsest koerast ja siis... Ma tean, mida sa mõtled. Midagi on valesti. Teeme korda. Ja mingi aeg ma ei lugenud enam neid ankeete, mida ma sellest loen. Kas koer ei oska mulle öelda, kes ta on? Aga vaata, see on see, et see on varjupaigaga samamoodi, et sina, mina, me enda jaoks teeme meiega see koera suhtlus ja saab toimima ja koeral on hea, lihtne, tore ja nii edasi. Aga täpselt nagu ma mõtlengi, et kui sa Pet City's selle koera nagu sa ütlesid, korda tegid, tegelikult see, kui ta koju läheb ja seda õpetust või seda kaasas ei ole, siis tegelikult seal see edasi ei toimi niimoodi.
toimib sinu, et ta on käinud ja käinud ja käinud, on ju. Mitte, et keegi teeks, ma kunagi ei laida maha seda, et käiakse selle või 3. või 4. treeneri juures. Jumal tänatud, et inimesed käivad, sest et on ka neid kohti, kus Blacki saadad tervitusi. Blackisid, see on nii populaarne koera nimi. Rainer, äkki saad täpsustada? Jah, Rainer, äkki täpsustada. Ei, me tegelikult äkki ei hakka inimeste nimesi ette lugema. Me ei ole sellest veel rääkinud, aga kes veel ei tea, siis mina olen Siimuja, mul on Siimuja kool. Mina olen Karl, mul on siuke kool nagu Käpajuht. Pakume koerte nõustamisteenust ja treeninguid vastavalt soovile, vastavalt vajadusele. Sellest, et näiteks jalutuse ajal samamoodi, et selle asemel, et oodata seda reaktsiooni, tuleb oma koera õppida jälgima, et sa saad selle reaktsiooni ennetada. Sul on palju lihtsam ennetada, kui sellest reaktiivsest olukorrast tagasi tulla. Palju lihtsam on ennetada. Enamus asju on ennetatavad ja käitumisspetsialisti ülesanne ongi selgitada inimestele ära seda, kuidas nad saavad probleeme ennetada. Kolmapäeviti, 7:30 erinevatel teemadel. Aga suur tänu kõikidele vaatajatele. Aitäh teile. Näeme ja kuuleme teist ja peangi lõpetama sellega, et teadmatus ei ole lollus. Head aega. Head aega. Kuidas ma vajutan siia? Niimoodi.